See õppus algab siis 1. detsembril õhtul ja linnakodanikke see puudutab nii palju, kui siis Hädala tänavakandis on üks niisugune kompanii suurune üksus, mis siis koos Politsei- ja Piirivalveametiga siis viib läbi sellist ütleme siis julgeolekuala luuakse ja kaitseliitlased patrullivad seal ja siis kontrollivad nii-öelda siis sisse ja välja minevat liiklust ja see sisse minev välja minev liiklus on siis seotud Hädala 4-ga ja see ei puuduta selles mõttes nagu linnakodanik, et me tsiviilliiklus see kontrolli ei tee. Ja siis 2. detsembri hommikul siis linnakodanikud just, kes elavad Sõle tänaval ja ütleme Sõle tänava ja mere vahelisel alal, et Sõle tänava ja Pelguranna tänava vahel, et sealt siis liigub läbi 2 jalaväekompaniid, et nad teostavad täiesti tavalisi patrulle ja 2. detsembri hommikul ütleme, et kella 9 alates võib tekkida selline olukord, kus siis vastaspoolt imiteerivad, mängivad kollast käesidet kandvad vormis siis isikud siis võivad tulistada siis edasiliikuvaid kaitseliitlasi ja seal ilmselt toimub üks 3-4 sükest nagu väga rahulikult, selles mõttes rahulikku tulekontakti, et ei toimu sõda Leipzigi linna all, aga võetakse kontakti, tehakse oma trillid ja seejärel liigutakse edasi. Ja 2. detsembri õhtul veel siis on jätkuoperatsioon, mis on seotud siis Paljassaare, Poolsaare põhjaotsaga, et ka sinna läheb üks jalaväekompanii, kes siis nii-öelda liigub, teeb väikse jalgsi patrulli ja lõpetab seal siis Paljassaare, Poolsaare edelapoolses tipus.